Tere õhtust, head spordisõbrad! Alustame tänast Velko uudiste saadet. Meil on külas esindusmeeskonna mängija Johannes Pedmanson. Tere, Johannes! Tere, meeldiv, et te kutsusite. Väga tore, et tulid. Sel nädalavahetusel ootab meie esindusvõistkond ees liiga liidrite lahing, kui meile sõidab külla Tallinna Kalevi U21 võistkond. Meie võistkonnal on liigatabelis hetkel 55 punkti, külalistel 63. Kas selline liiga liidrite lahing annab ka kuidagi sellise teistsuguse tunde, on närv kuidagi suurem või võistkond valmistub selleks ka kuidagi teistmoodi? Jaa, kindlasti tulemas on väga suur mäng. Meie hooaja võib-olla üks kõige täpsem mäng, aga ei ütleks seda, et oleks nüüd tegu suure närviga võistkonna sees. Pigem ütleks seda, et võistkond on väga hästi meelestatud, kõik mängijad praegu on selline võistkonna tunne on väga hea ja ma arvan, et läheme praegu ikkagi liiga võidu järele ja ei tule siin, tuleb kõik mängud ära võita, et ei ole mingid allahindlusi. No kui rääkida viimasest omavahelisest mängust Tallinna Kaleviga, siis olime võõrsil 2-0 ees ja viimase kurva 10 minutiga andsime tegelikult võidu käest ja kaotasime 2-3. Mida tuleks seekord teha teisiti, et kui me lähme juhtima, et seda edu hoida ja et ei korduks see, mis kordus toona Tallinna Kalevi kodus? Ma tegelikult ütleks, et kõik meie selle hooaja mängud Tallinna Kaleviga, me oleme mänginud tegelikult väga hästi. Ma ütleks, et me oleme parem võistkond iga kord. Alutas siis esimesest mängust, mis oli 4-4, meil oli ka palju võimalusi, mängisime väga palju palliga, olime tegelikult hea võistkond. Ja viimane mäng tegelikult kuni selle viimase 10 minutini ei olnud nagu mingit küsimustki, et me selle mängu võidaksime. Aga siis tuli kahjuks selline lõpp, aga ma ütlekski seda, et peame mängima samamoodi, nagu me oleme mänginud, lihtsalt tuleb see hiile täpp panna. Kui rääkida üldse läbi ajaloo meie Tallinna Kalevi tubli mängudest omavahel, siis 23 mängu oleme mänginud ja keskmine väravate arv mängus on 3,65, mis on ikkagi päris kõrge number. Kas ka seekord on oodata sellist lahtist mängu ja palju väravaid või võib mängu iseloom olla rohkem selline kinnisem ja üksteist kompavam? No ütleme nii, et alati enne suuri mänge, kui näiteks Flora Levadia mängivad, alati öeldakse, et tuleb võib-olla selline kinnisem mäng, aga ütleks nii, et väga raske on ennustada selliste mängu iseloomu. Kui tuleb väravate rohkem mäng, loodan, et tuleb meie poole, et Holmis alati kodus mängides meil on väga hea home record praegu, et loodetavasti tuleb siis meie poole suur võit. Mida see mängijatele ja võistkonnale tegelikult tähendab, kui sa tuled siia ja sa näed seda rahvast, kes on kätte võtnud ja tulnud siia just teid toetama? No see teeb ikka südame soojaks selles suhtes, et eelmine mäng ka, mis meil oli Viljandi vastu, et siis kui ma mängust ära läksin pingi pealt, oli ikka väga mõnus vaadata terve tribüüni rahvast täis, et see teeb südame soojaks ja mängu ajal ka muidugi, see on teine teema. Ehk siis võib julgelt öelda, et võistkond väga ootab, et pühapäeval kõik võtaksid pered, sõbrad, tuttavad kaasa ja tuleks ikkagi omasid toetama. Kindlasti. Aitäh sulle, Johannes, et tulid täna meiega oma mõtteid jagama. Aitäh kutsumast veel kord. Ja palju edu pühapäevaks. Ja teiega, head Velko sõbrad, näemegi juba pühapäeval kell 12.30 siin Holmpargi tribüünil. Kohtumisel.